siis programmi avaliku aruteluga. Minu nimi on Kristi Käärid ja olen Kliimaministeeriumi keskkonnakorralduse kiirgusosakonna nõunik. Ja täna toimub siis avalik arutelu energiamajanduse arengukava aastani 2035 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi osas. Kõigepealt tutvustan teile avaliku arutelu päevakorda. Oleme plaaninud siis avaliku arutelu puhul jääda ajaraami kella 2 kuni kella 5. Praegu annan teile kiirelt ülevaate päevakorrast. Järgmisena peale päevakorra ülevaatelt annab siis avasõna energeetika ja maavarade asekantsler Kliimaministeeriumist Timo Tatar. Peale Timo Tatari ettekannet teeb tutvustuse energeetika osakonna strateegilise planeerimise juht Irje Möldre, kus räägib siis arengukavast. Ja peale teda liigume edasi keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelne tutvustusele, mida siis teeb keskkonnamõju hindamise juhtekspert Karl Kupits osaühingust Maves OÜ. Kui ettekanded on toimunud, siis alustame suulise aruteluga, kus siis saavad kõik esitada küsimusi ja saab ka vastused küsimustele. Nii. Toon ka välja avaliku arutelu korra. Avalik arutelu siis protokollimise eesmärgil salvestatakse ja salvestus ning ka protokoll siis pannakse üles hiljemalt 28. septembrist Kliimaministeeriumi kodulehele. Palun kõikidel osalejatel, kes on juba siia Teamsis osalenud, markeerida ära oma ees- ja perekonnanimi ja lisada ka sulgudesse siis organisatsioon või asutus, kelle esindaja te olete. See on siis puhtalt protokollimise pärast, et me teaksime, kes oma valdkonnast küsimusi esitaks ja saaksime ka neid ilusti pärast teile vastata. Ettekande ajal suulisi küsimusi esitada ei saa. Suulised küsimused siis on pärast ettekannet avaliku arutelu ajal. Kui keegi siis soovib suulist küsimust esitada, siis palumegi sellest anda märku eelnevalt Teamsis, tõstes siis seal üleval paremal nurgas on võimalik siis kätt tõsta ja siis moderaatorina annan siis vastavalt sõna. Palume ka võimalusel küsimuse esitamisel pilti näidata, ehk siis kaamera sisse panna ja enne küsimuse esitamist siis tutvustada nimeliselt, kes te olete, mis organisatsioonist. Koosoleku vestlusaken on siis mõeldud meil tehniliste probleemide lahendamiseks ja seal olevaid küsimusi me ei käsitle. Minu poolt ongi kõik ja annaksin edasi sõna siis Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade osakonna asekantsleri Timo Tatar. Ma korra segan vahele veel üks asi, vabandust, kes siin võib-olla on närviliseks muutunud, et mikrofoni ei saa sisse lülitada, et see tegelikult nii ongi, et mikrofoni saab sisse lülitada siis, kui läheb sõnavõtmiseks. Ja, tere. Kinnitan, et minu mikrofon oli võimalik sisse lülitada, tähendab, et see juhis vastab tõele. Ja, suured tänud minu poolt siis tänasel üritusel osavõtjatele. Mul on väga hea meel näha, et huvi on olemas kaasa rääkimast siis Eesti energiamajanduse tuleviku otsuste üle ja selle otsuste protsessi kvaliteedi üle. Selle üle mul ainult hea meel. Ma olen ka näinud, et on laekunud päris palju tagasisidet KSA programmile ja ma usun, et täna ongi see hea ja õige koht neid arutelusid pidada. Tegelikult me oleme ju oma energeetika rohepöördega jõudnud päris kaugele, et kui me vaatame siin erinevaid mõõdikuid, siis tegelikult ei ole
ei ole põhjust häbeneda, et me oleme viimase 10 aastaga liikunud siis senise ENMAK-iga suure tükimaad edasi. Aga mis siin salata, eks see tänane ENMAK on ajale jalgu jäänud ja tegelikult ees ootavad suured ja olulised valikud, et seada siis siht järgmiseks 10 aastaks kuni 2035 ja sinna sellesse perioodi jäävad päris suured ja olulised arengud. Ja selleks, et need otsused sünniksid kvaliteetselt, et need otsused oleks läbimõeldud, põhineksid analüüsil, me teaksime nende otsuste kaalu, hinda, mõju, selleks on seesama keskkonnamõjude strateegiline hindamine ülimalt oluline. Ja soovin meile jõudu nende arutelude pidamiseks ja annan siit sõna tagasi siis moderaatorile. Aitäh! Ja, aitäh Timole avasõnade eest. Järgmisena palun siis Irje Möldril Kliimaministeeriumi energeetikaosakonnast teha oma ettekanne energiamajanduse arengukava 2035 alusdokumendi tutvustuse osas. Irje teatab, et tal läheb natukene aega selle oma süsteemi taaskäivitamisega. Et ootame siis mõne minuti siis. Ja, ootame Irje siis. ilmselt tagasi. Ootame siis mõne minuti. Et senikaua ma juhin uuesti tähelepanu, et võimalusel palun siis osalejatel tuua välja ilusti oma nimi ja mis asutusest ka on, et protokollimise eesmärgil oleks seda pärast lihtsam vaadata. Ma nüüd ei näe üldse, et osalejate seas Irjet oleks, et ma saan aru, et tehnilised probleemid on, aga ootame siis veel natuke. Loodame, et ta saab tagasi liituda Teamsi keskkonda.
ootan minutikese veel, et kui ei tule, siis tõstan oma ettekande ettepoole. Ja, ma arvan, et teeme nii. Ja tere, tundub, et ma olen nüüd tagasi, väga vabandan. Meil on tõesti see internet üle mobiili hotspoti ja siis on niimoodi, et teinekord, kui sisse helistada, siis kaob ühendus. Aga kohe alustan, et me ei jääks ajakavast maha. Nii. Nii, ja väga tore on teid täna siin näha, kõik, kes on leidnud aega kaasa mõelda energiamajanduse arengukava aastani 2035 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile, aga mitte ainult ka alusdokumendile, mis selle KSC programmi aluseks on. Ja minu ülesanne on alusdokumenti tutvustada. Ma kõike seda alusdokumenti ei hakanud siia nii-öelda ümber kopima. Püüdsin põhilisema välja tuua ja võib-olla ka natukese tausta rääkida. Lihtsalt sissejuhatuseks tahtsin öelda, võib-olla on keegi, kes pole veel kursis, et 1. juulist liikus energeetika osakond koos mitmete teiste majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi osakondadega Kliimaministeeriumisse. Ja nüüd oleme siis siin koos ehituse ja transpordi osakonnaga. Tahtsin selle pildi ära näidata, et sellised muudatused toimunud on ja nendega tuleb arvestada kahtlemata ka arengukava koostamisel. Täna on meil aktiivsed 3 energiamajanduse arengudokumenti. Üks on kehtiv arengukava, teine on riiklik energia- ja kliimakava, mida siis oleme esitanud nüüdseks 2 korral Euroopa Komisjonile. Ja 3. on siis koostamisel olev energiamajanduse arengukava aastani 2035, mille põhiline fookus on üleminek kliimaneutraalsele energiatootmisele ja see fookus tuleneb siis strateegiast Eesti 2035, kus on ette nähtud, et aastaks 2050 võiks olla riik kliimaneutraalne. Nüüd, kuidas me energiamajanduse arengukava hakkasime kokku panema? Üksi me seda teha ei saa. Leidsime, et meil on vaja abijõudu, nii et me oleme viinud läbi 2 riigihanget. Esimene oli siis arengukava sisu ettevalmistamiseks, eelkõige siis eesmärkide ja mõõdikute poliitikainstrumentide ettevalmistamiseks, kokkupanekuks, mille riigihange sai teostatud ja leping sõlmitud ja see protsess on sisuliselt aprilliga lõppenud. Ehk et kõik need ettepanekud eesmärkideks, mõõdikuteks, poliitikainstrumentideks on siis selle sama alusdokumendi aluseks olnud. Nüüd teine protsess algas siis seoses mõjuhindamistega. Tuleb teha 2 mõjuhindamist. Üks lähtub keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest. Ja teine mõjuhindamine tuleb teha vastavalt Vabariigi Valitsuse reglemendile ja metoodikale, nii et Maves, tema eksperdid teevad meile 2 erinevat mõju hindamist ja täna me räägime keskkonnamõju strateegilisest hindamisest ja selle alusdokumendist. Põhilised sisendid, mis siis selles protsessis on olnud, on muidugi see põhiline dokument on meil arengukava koostamise ettepanek
ja siis kõik muud seotud sisendid, et kõik need teemad, mis koostamise ettepanekus oleme valitsusele ette pannud arengukavas käsitleda, neid oleme siis püüdnud arvestada ka poliitikainstrumentide kokkupanekul töörühmades. Nii et kõik need erinevad alusuuringud, prognoosid, ka sektori enda teekaardid oleme arvestanud siis poliitikainstrumentide kokkupanekul töörühmades. Ja töörühmad siis on lõppenud märts 2023 seisuga. Nii et need aruanded on kõik energiatalgutes kättesaadavad. Need aruanded olidki selle sama alusdokumendi aluseks, mis on täna siis Kliimaministeeriumi portaalis koos KSA programmiga. Põhimõtteliselt see töörühmade asi oli jaotatud meil nii, et oli 3 põhivaldkonda: energiajulgeolek, taastuvenergia ja energiatõhusus, ja igas selles töörühmas tegime 4 kohtumist ja lisaks siis 2 kaasamisseminari. Töörühmades oli kohal orienteeruvalt 20-30 inimest, sektori esindajad, huvirühmad, nii et kõik, kes soovisid, said kaasa rääkida ja aidata sisustada arengukava eesmärke ja instrumente. Nüüd veidi ka strateegilise planeerimise raamistikust, et miks me üldse seda ENMAK-it teeme. Nagu korra mainisin, et meie eesmärk tuleneb strateegiast Eesti 2035, et see ongi katusdokument kõikidele valdkonna arengukavadele ja nad on otse seotud ka riigi eelarvestrateegiaga, nii et iga-aastaselt koostame energeetika maavarade programmi, kus me siis omad meetmed üle vaatame, planeerime uusi tegevusi, kirjeldame oodatavaid tulemusi ja iga aasta teeme ka tulemusaruande, et kuidas me oleme meetmeid ja tegevusi, teenuseid täitnud. Nii et see on pidev protsess, mis käib siis kehtiva energiamajanduse arengukava seireks ja ka rakendamiseks. Lisaks sellele esitame Euroopa Komisjonile järgmisel suvel riikliku energia- ja kliimakava ajakohastatud versiooni, nii et see sama ENMAK annab väga tugeva sisendi kogu REKI energiamajandust puudutavale sisule, ehk siis 3/3 REKI mahust võib julgelt öelda on seotud just Eesti energiapoliitikaga, meetmetega ja eesmärkidega ja seotud mõjudega. Nüüd tulles arengukava täpsema sisu juurde, siis selleks on vastav määrus, kus on ära öeldud, millest peab valdkonna arengukava koosnema. Need on väga selged punktid, me peame kokku panema üldeesmärgi ja alaeesmärgid, määrama mõõdikud, sihttasemed nende täitmiseks ja nägema ette siis tegevused, põhilised poliitikainstrumendid, millega siis neid eesmärke saavutada. Nii et see on selline põhiline sisupool. Ja loomulikult tuleb siia juurde siis ka tuua välja, mis need tegevused võiksid maksta ja kuidas neid siis ellu viia. Nii et eelnõu koostamisel lähtume määruse nõuetest. Nüüd ajakavast rääkides, meil on 3 protsessi paralleelselt praegu. On kehtiv arengukava, mille programm tuleb koostada jaanuariks ja tulemusaruanne aprilliks. Samal ajal paneme kokku uue arengukava eelnõud, anname sisendi mõjuhindamistesse. Et siin praegu mul ongi ununenud see teine mõjuhindamine siia markeerida, aga tegelikult lisaks KSA-le teeme paralleelselt tööd ka ülejäänud mõjude hindamiseks sisendi andmisega mõjuhindajatele. Ja veel 3. suur protsess on siis seesama riiklik energia- ja kliimakava, mille ajakohastatud versioon tuleb juuniks valmis saada, nii et võib-olla sellise avalikkuse seisukohast on kõige olulisem kuu kindlasti aprill, millal me loodame kõik need dokumendid kaasamiseks või konsultatsiooniks avalikkusega ülesse panna ja vastavad kohtumised ka siis teha. Aga kindlasti siin ENMAK-i eelnõu koostamisel novembris-detsembris eraldi temaatilisi arutelusid ka läbi viime. Nüüd ENMAK-i ulatuse puhul me jäime selles mõttes natuke jällegi hätta, et vahest on need piirid väga segased, et ühelt poolt just kui on taastuvenergia energiamajanduse ülesanne,
aga samas ütleme taastuvenergia kasutamine, ka kohapeal tootmine oma tarbeks, et see läheb väljub nagu ainult energiasektori teemadest ja seetõttu me kindlasti teeme koostööd selleks, et ka teised sektorid saaksid aru energiapoliitika eesmärkidest ja mida selleks teha, et need tegelikkuses täidetud saaks, sest siin ei piisa ainult energiasektori panusest. Nüüd põhiline struktuur ongi meil üles ehitatud 3 suurest vaalast lähtudes, et meil tuleb tagada energiajulgeolek ja et seda teha, tuleb kindlasti täita kõik energiasäästu eesmärgid, saavutada energiatõhusus ja saavutada ka kliimaneutraalsus ja eeskätt läbi taastuvenergia. Nii et seda oleme me siin poliitika instrumentidel koostamisel vaadanud läbi tootmise, energia edastamise ja lõpptarbimise ja seda nii elektris, soojuses, jahutuses kui ka kindlasti taastuvkütuste käsitlemisel ja seda nii äri kui kodutarbijate juures. Töörühmades mõtisklesime või leppisime kokku, mida see energiajulgeolek siis laias laastus tähendab ENMAK-i vaates ja üldse laiemalt, et ta tegelikult ei ole nii lihtne, nagu pealtnäha paistab, et teeme hooned tõhusaks ja paneb paneelid katusele ja kasutame ainult kliimasõbralikku kütust ja energiaallikaid. Et tegelikult leidsime, et siin on väga erinevad teemad vaja arengukavaga ära katta. Üks puudutab küll töö- ja varustuskindlust, aga tuleb arvestada ka, et me ei ole autonoomne süsteem, vaid me suhtleme turul ja meil on vaja häid suhteid kõigi naaberriikidega, kogu regiooniga. Nii et siin need erinevad teemad peavad arengukavast saama loogiliselt ja lihtsasti ka kaetud. Et oleks energiajulgeolekul selgem vaade. Aga nüüd tulles nende 3 põhiteema juurde, mis peavad ära katma ka kõik muud energiajulgeolekuga seotud aspektid, nagu eelmisel slaidil näha olid, siis kõik need erinevad teemad on tegelikult täna juba ära ka markeeritud meil riikliku energia- ja kliimakava ajakohastatud versiooni kavandis, sest et tihtipeale need sisud ja nõuded tulevad ikkagi Euroopa Komisjoni algatustena kõigepealt ja seejärel siis direktiivide ja määrustena. Nii et rohkem või vähem on need teemad täna meil kaetud juba ka riiklikus energia- ja kliimakavas, nii et need 2 suurt dokumendi saavad käsikäes loogiliselt käia ja püüame need teemad siis ära katta ka ENMAK-i eelnõus. Nüüd energiapoliitika eesmärgid, mis meil aastaks 2030 ei tule enam kehtivast ENMAK-ist, vaid vahepeal toimunud energiamajanduse korralduse seaduse muudatusest eelmisel suvel 2022. Et seal on ilusti ära toodud, millised on Eesti taastuvenergia eesmärgid aastaks 2030 ja energiatõhusust puudutavad sihttasemed tulenevad meile energiatõhususe direktiivi muudatustest, mis kevadel tulid. Nii et need on need sellised head numbrid, millest me saame arengukava koostamisel lähtuda. Kuid kui hakata nüüd seda eelnõud kokku panema, siis selle protsessi käigus kindlasti täpsustub näiteks Euroopa Komisjoni 2040. aasta kliimaeesmärk, mis võib tähendada jälle nende samade numbrite ühele või teisele poole muutumist. Nii et selline numbrite sisse kirjutamine on selles suhtes tänamatu töö, tõenäoliselt juba aasta pärast saab öelda, et vähemalt sihttasemete vaates on tõenäoliselt juba koostatud arengudokumente mõneti vananenud. Aga sihid ja suunad on iseenesest kõik samad, mis kehtivas ENMAK-is, ka kehtiv ENMAK näeb ette nii energiatõhusust kui taastuvenergia juurde toomist. Nii et selles suhtes ka selles arengukavas mingeid olulisi suunamuutusi ei tule. Panin siia ka korra selle pildi Eesti positsioonist taastuvenergia tegevustes teiste liikmesriikide seas. Siin on näha, et Eesti on täna Euroopa Liidu liikmesriikide seas 4. kohal
taastuvenergia osakaalu poolest tarbimises. Ehk tegelikult meil on päris hea positsioon ja lähtekoht, et oma arengukavas siis näha tulevikutegevusi ette lähtudes just sellest, et tegelikult on Eesti juba praegu hästi tubli ja mis on veel see jupp siis, mis on puudu, et olla esimene, eks. Et need on need arutelud, mis siis loodetavasti ees seisavad ja kus me saaksime need vastused. Tahtsin panna ka siia Eesti globaalse positsiooni, et 2022 arvestus 127 riigi seas oli Eesti energia majanduse jätkusuutlikkuselt 9. kohal, ehk et see siis arvestab nii, ütleme, energia kättesaadavust, taskukohasust, ehk siis energia hinda võib öelda, kui ka keskkonnamõjusid. Et selle poolest siis tegelikult Eesti on maailmas vähemalt selles järjestuses praegu ka päris heal positsioonil. Et positsioon on hea, aga arengukava võiks tõesti sihtida seda, et me hoiame seda positsiooni vähemasti. Ja nüüd riiklikus energia kliimakavas tabelis 2.4 on meil praegu kõige värskev taastuvenergia kõver ehk toodangu prognoos. Siin on siis toodud, mis meie arvutuste kohaselt võiks siin lähiaastatel juurde tulla taastuvenergia toodangu poole pealt. Et kes tahab täpsemalt uurida, siis dokument on leitav Kliimaministeeriumi portaalis energeetika all ja sealt saab siis täpsemalt vaadata, et mis mahud mingitel hetkedel juurde tulevad, aga kindlasti siia silma jäävad nüüd tuuleenergia mahud ja ka päikseenergia võimas juurdetulek ja prognoos selles osas. Ja kindlasti lisandub ka elektritransporti, mis elektrinõudlust veelgi kasvatab. Ja tabeli kõige alumises osas on näha, et ka kaugküttes ja soojuspumpades on siis mõningane tõus, nii et näeme, et need soojuspumpade ja elektritranspordi valdkonnad kindlasti on arenevas trendis. Nüüd minnes nende poliitikainstrumentide juurde, kus nad tulevad tegelikult, et ma alguses ütlesin, et töörühmadest, aga töörühmad võtsid jälle omakorda aluseks ühelt poolt küll õigusaktide nõuded, aga teisalt ka alusuuringud, mida me oleme teinud seoses kliimaneutraalsele energiatootmisele üleminekuga. Kliimaneutraalse elektritootmise uuring on meil valmis, seal on kirjeldatud 7 alternatiivset stsenaariumit ja koostatud igalühele tegevuskavad. Samuti on valmis soojuse jahutusmajanduse uuring, kus on 5 stsenaariumit ja seotud tegevuskavad. Praegu on veel lõpusirgel gaasivõrgu dekarboniseerimise uuring ja energiatõhususe täiendavate meetmete uuring ja sealt on samuti meil täpsustamisel siis tegevuskavad, mida ikkagi kliimaneutraalsuse saavutamiseks vaja täpsemalt teha on. Panin siia ka korra kiirelt pildi ette, et mis nimetustega need stsenaariumid on. Ja siin võib näha tõesti, et kõige rohkem on need stsenaariumeid elektritootmises, seal on tõesti erinevaid kombinatsioone ja keskendusime sellele, et siis testida läbi, et mis juhtub ühe või teise stsenaariumiga siis, kui anda seal eelistus mõnele tehnoloogiale. Et selleks proovisime neid stsenaariumeid siis erinevates versioonides testida. Nii, ja ma näitaks võib-olla siin täpsemalt ka, et see tabel on tegelikult selles alusdokumendis, mis on portaalis üleval, on ka näha, aga et siin tulevad nüüd need stsenaariumide vahed välja, et taastuvenergia stsenaariumis lasime mudelisse panna eelduse, et on tulemas suures mahus tuuleenergiat juurde. Siis tuumaenergia stsenaariumis andsime ette, milline võiks olla siis aastast 2040 tuumareaktorite võimsus. Tahtsime ka ära testida, mis juhtub siis, kui panna süsiniku püüdmine ja kasutamine põlevkivijaamadele. Samuti eraldi testisime, mis juhtub siis, kui me näiteks elektrit hakkaksime suures mahus tootma biogaasist.
meil oli ka stsenaarium selline, lihtsalt mudel ise valis, et ei pannud ühtegi tingimust sisse, eeltingimust. Siis oli meil stsenaarium selle kohta, et kui me igal juhul peame 1000 megavatti juhitavaid võimsusi hoidma, milline tootmisportfell siis tekib. Ja testisime ka läbi olukorra, kui meil ei ole ühendusi, kui me peame ise tootma. Et ka selline stsenaarium on läbi töötatud. Võin öelda tulemuste baasil, võib öelda tulemuste baasil, et kui 2030 võiks öelda 1-2 stsenaariumit on sellised, mis meie sellised tarbimisvajaduse ära katavad Eestis tootes energiat, elektrit, siis 2050 on tegelikult kõik stsenaariumid nii-öelda plussis. Kõik suudavad toota rohkem, kui me ise vajame elektrit, ainult siis süsiniku püüdmise stsenaariumis, kuna me jääme ikkagi põlevkivi juurde, siis need taastuvenergia võimsused nii lihtsasti ei tule. Ja võimsuste puhul siin vasakut kätt on toodud ära, siis mis on see juhitavate võimsuste osakaal võimsustest, nii et on näha siin, et ta kõigub kuskil 40-50 tuuri. Alguses vähem 2030 ja perioodi lõpul rohkem siis. Et sellised arvutused on meil olemas ja on heaks sisendiks nüüd keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande koostamisele. Lisasin siia ühe pildi, mis mul on tegelikult välja jäänud sellest alusdokumendist, mis võiks seal olla, aga mis saab kindlasti sisendiks KSA aruandele, mis täpsustab siis võimsused erinevates elektritootmise stsenaariumides, et selle baasilt oleks võimalik anda mõjuhindajal siis omad hinnangud, et millised võiks seotud maakasutuse vajadustega ja muude võimalike mõjudega siis olla need pikaaegsemad olulised mõjud keskkonnale. Et sellised, ütleme, kokkuvõtvad tabelid nendest uuringutest hõlbustavad aru saama, et mis on selle uuringu sisu olnud ja mis on need põhinäitajad, mille alusel üldse stsenaariume on võrreldud. Sama on soojusjahutusmajanduse kohta sarnane tabel. Siin unustasingi öelda, et eelmise tabeli puhul ka, et siin need roosad on nüüd need kõige suurema väärtusega, ehk et ma korra kerin tagasi, et tõesti see taastuvenergia stsenaarium annab meile võib-olla kõige kiirema tulemuse kliimaneutraalsuse vaates, aga ta on ka kõige kallim stsenaarium. Ja see elektri hind ei pruugi sugugi ka kõige soodsam selle kõige juures veel olla, nagu vaadata siit neid tulemusi. Nii et ja siis need hele sinisega toodud asjad on siis võib-olla need kõige madalama hinnaga ja kõige väiksemate kuludega stsenaariumid, et siin on püütud siis veidi värvidega esile tuua olulisemaid numbreid. Ja sama siis soojus- ja jahutusmajanduse stsenaariumides, et siin küll tuleb numbrite poolt välja, et vaata, et see meie tänane stsenaarium ongi juba väga hea, aga siin on kindlasti suur küsimärk on maagaasi asendamine. Ei ole näha üheski stsenaariumis, et see juhtub aastaks 2030, aga pikemas perspektiivis me ikkagi saame selle ära asendada. Nii et see taastuvenergiaallikate osakaal selle uuringu baasil, kuni 78% võiks olla, et siin praegu käivad, eile ka puitenergiaks seminaril küsiti, et miks me ei näe ette, et see võiks olla 100%. See osakaal siis, kui uuring toob meile sellised numbrid, siis on justkui vaja veel sisendeid, et mille alusel me saame julgelt öelda, et jah, aastaks 2030 võiks energiamajanduse korralduse seaduses olevat eesmärki soojuse osas siiski tõsta. Et neid arutelu siin vaja pidada. Uuringut ei näita, et see oleks veel võimalik. Aga see ei tähenda, et hea tahtmise korral ja poliitiliste otsuste korral see tegemata jääks. Nii, panin ka siia korra veel, ma ei tea, palju mul aega on, vist 5 minutit veel minu arvestuse kohaselt. Panin siia korra ka selle üldeesmärgi, mis ENMAK-ile töörühmad välja pakkusid.
see on kindlasti see asi, mida tuleb veel siin eelnõu staadiumis sihtrühmadega kaasamise käigus läbi mõelda, arutada, lahti rääkida, võib-olla konkreetsemaks teha, aga see oli, ütleme, nende inimeste väljund, kes võtsid aja ja osalesid töörühmades. Nii et saame seda siis üheskoos loodetavasti siin lähikuudel veel kord üle vaadata ja läbi mõelda. Nüüd tõin siia lühikokkuvõttega meie instrumentidest, et praegu selles alusdokumendis on nad rohkem lahti kirjutatud, samas mitte veel piisavalt mõju hindajatele, nii et me teeme sellist lisatabelit, kus oleks veel rohkem lahti kirjutatud, mida tähendab elektrivarustuses tarbimise juhtimine, selle turule toomine, mida tähendaks salvestuse turule tuleku soodustamine, mida teha juhitavate võimsuste olemasolu tagamiseks, mida tähendab endast taristu arendamine, mida turukorraldus ja samad asjad siis ka gaasivarustuse kohta, et seda turuarendust, mida me selleks teeme ja mida me teeme selleks, et gaasivaru oleks tagatud, et need on sellised põhilised suured tegevused elektris ja gaasis, mis suuresti tulenevad ka erinevatest Euroopa Liidu direktiivide ja määruste muudatustest, mida tuleks tõenäoliselt teha ka sõltumata arengukavadest, et kuna direktiivid ja määrused tuleb üle võtta nii või teisiti. Aga neid muudatusi on vaja ka turu toimimiseks nii või teisiti. Nüüd kaugküttes jahutuses on meil võib-olla isegi mõnes mõttes kõige rohkem tegevusi siin võrreldes teiste valdkondadega, et siin võib veel ka mõelda, kas annab midagi kokku panna, aga see põhiline suund on ikkagi keskkonnasoojusele üleminek, see on siis soojuspumpadele, kasutada ära kõik heitsoojus, mida annab kasutada, kuigi seda täna juba tehakse, aga võib-olla on veel kohti, kus seda annaks teha. Siis oleme eraldi välja toonud madala temperatuurilisele soojuse kaugküttele ülemineku. Et seda on võimalik siin ka hoonete rekonstrueerimisele arvestada ja see oleks eelduseks ka sellele, et üldse saaks kaugküttes näiteks soojuspumpasid, soojussalvesteid kasutusele võtta. Nii et need on kaugküttes sellised põhilised teemad, mida kindlasti arengukavas ära markeerida ja tegevused täpsemalt välja tuua. Energiatõhususe poole peal on samuti suhteliselt palju tegevusi, sest ta on selles mõttes interdistsiplinaarne tegevus, et ta haarab pea kõiki eluvaldkondi, igal pool annab tõhusust rakendada, nii et neid tegevusi tuleb koostöös siis teiste sektoritega veel läbi mõelda ja läbi põrgatada. Ja viimaseks on siis taastuvenergia. Siin pidasime vajalikuks esialgu ikkagi välja tuua eraldi kõik need toetusmeetmed, mis on teada aastani 2027, mis tuleb igal juhul ära teha, et nad ikkagi aitavad seda juba varasemalt seatud taastuvenergia eesmärki täita. Eraldi vaatame taastuvgaaside, biometaani turule tulekut, siis tuule-päikse energia, nende mahtude tekkemist, mis siin eelpool tabelites oli näidatud, kuidas nendeni jõuda. Siis vaatame avamerel tuuleenergia arendamiseks vajalikke tegevusi. Rohevesiniku tõime siia sisse ENMAK-isse, mida kehtivas ENMAK-is ei ole. Ja ka seda, et millised riskid ikka siis taastuvelektri suurtes mahtudes turule toomine võiks tuua, kuidas neid maandada. Eraldi teema on veel kogu energiaandmestik, et ta võib-olla natuke siin isegi vale koha peal, sest tegelikult energiaandmeid on absoluutselt igas plokis, aga et kuidagi me peame ta ikkagi saama selliseks integreeritumaks ja rohkem kaasaegseid tehnikavõimalusi ära kasutavaks, sest praegu meil need andmebaasid on natukene veel harali ja laiali, et siin kindlasti annaks energiaandmete koondamisel üht-teist ära teha veel ja kindlasti on taastuvenergia puhul väga oluline punkt kogukonna energeetika. Siin käib koos Tartu regiooni energiaagentuur, kelle eestvedamisel siis sellist aktiivsemat kogukonna toimetajad koos käivad ja uusi võimalusi kogukonna energeetika käivitamiseks otsivad, nii et
et sellest formaadist võiks ka siia mõned julged ideed juurde tekkida ja vajadused. Nüüd viimane slaid, mis sisu puudutab, tõin välja siia alusdokumendile laekunud ettepanekud, et tegelikult avalikkuselt ei tulnud mitte ainult ettepanekuid KSH programmile, vaid ka sellele alusdokumendile. Käisin eile need läbi, ütlen ausalt, ei ole veel jõudnud energeetika osakonnaga neid läbi vaadata, nii et siin nende vastuste kirjeldamisel võib teatud muudatusi tulla, kui me osakonnas need läbi käime, aga põhimõtteliselt olid kõik ka asjakohased ettepanekud ja kindlasti arvestame KSH aruandesse sisu loomisel, just selle stsenaariumide sisu kirjeldamisel kindlasti arvestame nende ettepanekutega. Nii et kõik täname nende mõtetest, kõik on väga vajalikud ja õiged märkused, aga ausalt öelda ma ei ole veel ise ära otsustanud, kas seda alusdokumenti veel eraldi täiendada, sest et tegelikkuses kõige olulisem on, et eelnõu saaks arusaadav ja et KSH aruandes oleks õiged alusnumbrid, alusstsenaariumid sees. Nii et eks me seda mõjuhindajatega veel räägime, kas ja mil määral neid aitaksid need täiendused või pigem neid aitaks see, et kirjeldame ära KSH aruande jaoks siis täpsemalt näiteks stsenaariumid. Ja nüüd see lähiaja tegevus, mis meil seoses keskkonnamõju strateegilise hindamisega on, et selleks, et mõjuhindaja saaks hakata siis ikkagi aruannet koostama, on neil vaja siiski saada sellist kas või esialgset eelnõu drafti, et tal ei piisa lihtsalt kavandatavate tegevuste loetelust, vaid ikkagi see KSH aruanne kirjutatakse eelnõu kohta, nii et püüame need tekstid kokku panna, esimese versiooni, teha sellel aastal ära ka sisu arutelud veel ja siis järgmise aasta esimeses pooles saab mõjuhindaja teha nii KSH kui ka tegelikult muude mõjude hindamise sellised draftversioonid valmis, mille siis saata hiljemalt aprillis avalikule väljapanekule ja konsultatsioonile. Nii, aga ma arvan, et see ongi vist minu poolt praegu kõik. Ma loodan, et te jaksasite kuulata. Mul igal juhul praegu näitab, et 31 minutit läks mul nende piltide näitamisele. Väga vabandan, et 1 minut üle läks ja teid hiljaks jäin. Aitäh! Aitäh, Irje, selle ülevaatliku tutvustuse eest energiamajanduse arengukava osas, mis on juba tehtud ja mis siis on plaanis teha. Siinkohal siis lähmegi edasi KSH programmi juurde ja annangi sõna KSH programmi juhteksperdile Karl Kupitsale ja palun kuulame tema ettekannet ja hiljem siis tuleb ka Karl tutvustab ka kirjalikult laekunud ettepanekuid ja nendega arvestamist. Ja ma kõik ühes joorus, et nii ettepanekud kui ka mõjuhindamise programm, et siis saame sealt kohe edasi minna suulise arutelu juurde, mis selle ürituse kõige tähtsam eesmärk on. Aga hakkame siis pihta, et kõigepealt, et üldse aru saada, et millega me tegeleme või mis võiksid olla ootused keskkonnamõju strateegilisele hindamisele. Et siin ka nii seisukohtade küsimise etapis, mis eelneb avalikustamise protsessile, kui ka avalikustamise ajal päris omajagu tuli seisukohtsid, et miks te ei käsitle, ma ei tea, tervist ja majandust ja nii edasi. Tegelikult on ikkagi niimoodi, et keskkonnamõju strateegiline hindamine hindab mõju looduskeskkonnale. Et siin keskkonna ongi mõeldud looduskeskkonnale ja mõju tervisele, varale, heaolule ja nii edasi tuleb siis läbi
looduskeskkonna avalduva mõju. Et no ma toon ühe lihtsa näite, et näiteks kui mingi tegevus võtab ära kaevuvee, et siis see on mõju varale, et me läbi looduskeskkonna kaevuvesi kaob ära, et see on siis sedapidi, aga kui me räägime sellest, et kas keegi tunnetab midagi ebameeldivat, siis see ei ole KSA osa, et see on mingi muu mõju hindamine või et kas kellelgi tekib tegevusega majanduslik kahju, ka ei ole KSA, et see on mingi muu asi. Ja teine oluline asi on see, et mõju hindamine saab oma hinnangutes olla nii täpne, kui täpne on strateegiline planeerimisdokument. Põhjus on selles, et kui minna täpsemaks ja hakata oletama, et näed, et siin dokumendis on antud mingisugune eesmärk, et juhul seda eesmärki viiakse ellu selliste tegevustega, siis tegemist on spekuleerimisega ja see ei ole KSA osa. Et võib-olla viiakse hoopis muud moodi. Ja samas oodata strateegilised planeerimisdokumendid lõpmatut täpsust ei ole ka õige, et me peame ikkagi jälgima sihukest planeerimise astet või sammu, et meil on siis mingisugused üleriigilised strateegiad, kavad, siis tulevad mingisugused tegevuskavad nende põhjal ja siis sealt edasi siis kas siis mingi planeerimislahendused või täpsemad projektid. Et kui me püüame seda kõike ühes dokumendis ära lahendada, siis see lõpeb sellega, et see dokument ilmselt suumbub detailide lahendamisse ja me ei jõua kuhugi. Et selles mõttes see kõik on okei, kui ENMAK ei olegi lõpmatuseni täpne, ei planeeri ära, et kus kohas konkreetselt midagi tehakse või mida tehakse, vaid ta jääbki teatud strateegilisele tasandile. Ja nüüd sellest eelnevast siis teeme kokkuvõtte, et KSA ei hinda mõju sotsiaalkeskkonnale, kultuurikeskkonnale, majanduskeskkonnale ja nii edasi. Irje juba ka mainis, et need asjad ei jää hindamata, need ei ole lihtsalt KSA objekt, ei käi mööda seda sama menetlust, et KSA on siis oma seadus, keskkonnamõju hindamise keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, mis näeb ette, et mis etapis, milliseid liigutusi teha tuleb, programm, küsitakse seisukohti, avalikustatakse, siis tehakse aruanne, jälle küsitakse seisukohti ja avalikustatakse. Et muude mõjude hindamine sellist menetlust ette ei näe. Nüüd hindamise lähtealused veel, et mida me siis KSA-ga hindama hakkame, et hindame energiamajanduse arengukava eesmärke ja selle planeeritud tegevusi. Ja sihuke väga üldistatult ENMAK-i eesmärk on suunata Eesti energiamajandust. Vaata, mis mul see... Ja siis, et eesmärk ei ole ENMAK-il kaasa aidata teiste strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Et siit nüüd ei tasu välja lugeda ka seda, et justkui nagu on ükskõik, mis teistest saab, vaid hoopis on nii, et ENMAK peab oma eesmärgid saavutama niimoodi, et ta ei takista teiste strateegiliste dokumentide ka seatud eesmärkide saavutamist, aga ta ei pea taotlema seda, et nende teiste strateegiliste dokumentide eesmärgid saaksid võimalikult kiiresti või tõhusalt rakendatud, et ma ei tea, toome siin näiteks võib-olla mingisuguse looduskaitselise eesmärgi, et see ei ole ENMAK-i ülesanne kindlasti jõuda sinna, et see
looduskaitseline eesmärk on saavutatud, aga ta ei tohi selle saavutamist takistada. Ehk siis keskendume ENMAK-i eesmärgile, et võtame teised dokumendid hindamise juurde, aga me ei hinda seda, et kas me saame ENMAK-iga jõustada või siis saavutada teiste dokumentide eesmärke. Nüüd teine oluline lähtealus on see, et KSA tegeleb hindamisega ja KSA ei tegele strateegia koostamisega. Ehk siis teisisõnu meile antakse ette ENMAK, ENMAK-i kavand, lähte seisukohad, ühesõnaga info ministeeriumi poolt, mida teha plaanitakse ja meie ülesanne on siis öelda seda, et kui te plaanite seda asja teha nii, siis sellega kaasnevad sellised mõjud. Me ei hakka ütlema, et teie eesmärk on näiteks nagu vale. Et kui riik on võtnud omale eesmärgi saavutada kliimaneutraalsus aastaks, mis iganes, siis meie seda ei hinda, kas see on õige ja vale. Et meie hindame seda, et kas need teed, kuidas kliimaneutraalsuse poole minnakse, võivad endaga kaasa tuua mingeid ohtusid, kaasa puhul siis ohtusid looduskeskkonnale ja kui võivad kaasa tuua, siis me toome need välja. Ja riik siis ise annab omalt poolt hinnangu, et kas need ohud on talutavad või mingid teed tuleb siis jätta kõrvale. Ja nüüd mõjuhindamise ulatus, et see on mu ainukene pilt esitlusest, et siis nii ta paraku on. Et ulatuse juures, hindamise ulatuse juures me vaatame 3 komponenti, et üks on siis geograafiline ulatus ja me hindame ENMAK-i mõju üle Eesti, aga me ei lähe Eesti piirest kaugemale, et selge on see, et kliima mõju kui selline on rahvusvaheline. Teised riigid mõjutavad meid. Mingil määral meil on mõju ka teistele riikidele. Küll suhteliselt väike, aga ikkagi mingil määral on. Aga kui me läheme sellisest globaalsetest tuultest, kus siis Eesti mingi väike osakene on, natukene täpsemaks, siis ilmselt mingeid olulisi märkimisväärseid mõjusid meil naabritele ENMAK-iga seoses tulemas ei ole. Ja kui me vaatame seda ka ratsionaalsest küljest, siis ilmselt meil ei ole ka väga vaja, et naabrid hakkaksid meile dikteerima, et milline meie energiamajanduse arengukava olla võiks, et mis neile sobib ja mis neile ei sobi. Et meie neid põhimõtteliselt ei mõjuta looduskeskkonna seisukohast ja sellepärast me ka selle järeldusele oleme jõudnud, et siis see mõju hindamine ei toimu piiriülesena. Et isegi kui rajatakse mingisuguseid võimsusi, mis jäävad kas kuhugi piiri lähedale või piirile, siis nende piiriülesed mõjud tulebki hinnata nende võimsuste rajamise planeerimisel, mitte täna. Sest et täna me tegelikult ei tea ka, et kuhu need võimsused planeeritakse, et ENMAK-i üldsusaste on selline, et ta ei hakka ette nägema või ette ütlema, et 5 tuulikut Ida-Virumaale, 3 tuulikut Hiiumaast Loodesse, vaid ta jääb ikkagi selle tasemele, et vaatame, mis saab siis, kui me teeme näiteks 2 terabaiti gigavatti tuulikuid. Et siis Eesti ülene, mitte üldiselt, mitte regionaalne või asukohapõhine ja mitte siis piiriülene.
Nüüd teine võimalik ulatuse käsitlus on ulatus ajas. ENMAK koostab kava aastani 2035, aga see vaade on ka enam-vähem aastani 2050 ja kui me räägime strateegia võimalikest mõjudest, siis tavaliselt nii ongi, et need mõjud on suhteliselt nagu niisuguse pika linnaga ja teinekord võib olla ka nii, et meil alguses on näiteks ebamugav ja ebameeldivam, aga siis pikemas perspektiivis lähevad asjad paremaks. Kui me vaatame ainult seda ebameeldivat ja ebamugavat lühikest perspektiivi, näiteks järgmised 10 aastat, et siis meil võib tekkida ka vähe väär pilt. Et kavandatava tegevusega kaasneb siis ebasoodne mõju. Vaatame pikemat ette, siis võib-olla see mõju võib pöörduda hoopis määravaks soodsaks. Ja kolmas lähenemine mõju hindamise ulatuse juures siis on hinnatavad komponendid. Komponentideks saavad olla ükskõik mis looduskeskkonna osad, õhk, vesi, maavarad, elusloodus, kõik mis pähe tuleb. Ja siin me mingisuguseid piiranguid ette ei sea endale, et kõik võib põhimõtteliselt olla mõjutatud. Et see, mida me nüüd mõju hindamise käigus hindame, et sellest natukene hiljem, et mis on need komponendid, mille osas me suudame mingit hinnangut anda, et mida me suudame siis väljendada tänase ENMAK täpsusastme juures. Nüüd mõju hindamise metoodika. Irje jutust nüüd välja võtta kontsentraat on see, et energiamajanduse arengukava põhimõtteliselt koosneb nagu kahest osast. Üks osa on stsenaariumid, mis koosnevad omakorda siis tehnoloogiatest. Üks stsenaarium on siis üks kogum erinevaid tehnoloogiaid. Mõni stsenaarium sisaldab kõiki tehnoloogiaid, mõni kõiki tehnoloogiaid ei sisalda. Ja see on niisugune tehnoloogiline pool. Ja teine pool on siis poliitika instrumendid, mille eesmärk on siis energiamajandust nügida ühe või teise stsenaariumi või ühe või teise tehnoloogia poole. Ja need hindamise seisukohast on nagu erineva tähendusega või erineva kaaluga. Et kui me räägime poliitika instrumentidest, siis poliitika instrumendid põhimõtteliselt on siis midagi sellist, et me kirjutame seadusesse või määrusesse, et kas midagi kuskil toetatakse, midagi kuskil keelatakse. Ja me peame jõudma veendumusele, et need toetamised, keelamised või mingid muud moodi nügimised ei põhjustaks nad põhjustavad soodsat mõju siis mingi konkreetse stsenaariumi või tehnoloogia rakendamisele, aga et nad paralleelselt ei põhjustaks negatiivset mõju mõnele muule eesmärgile, et me siis teistele planeerimisdokumentidele. Tuletan siis meelde, et KSA puhul me räägime looduskeskkonda mõjutavatest planeeringutest. Et siis vältida kokkupõrget või et tahtsime kõige paremat ja kukku välja ikkagi kuidagi niimoodi, et ühte asja aitame ja siis teises kohas läheb jälle halvasti. Ja selle jaoks me siis kasutame strateegilisi planeerimisdokumente ja kasutame nende eesmärke, et vaatame, et kuidas poliitika instrumendid võivad mingeid eesmärke siis mõjutada, et meie ülesanne on jõuda veendumusele, et seda negatiivset mõju ei ole, et kui mõju on positiivne, siis on väga hea. Nüüd see teine osa, tehnoloogiad või stsenaariumid, et need on nüüd
veidi konkreetsemad ja heal juhul on meil neid võimalik väljendada siis ka mingisuguste numbriliste väärtustega, mida on võimalik kuidagi kas loodusesse või kaardile panna. Ja neid me siis võrdleme keskkonnaalaste eesmärkidega. Ja kust me keskkonnaalased eesmärgid saame? Võtame sellise dokumendi või statistikatabeli nagu Tõetamm, mis toob või mis on endasse siis toonud Eesti 2035 ja säästva Eesti arengukava erinevad indikaatorid ja tegeleb nende mõõtmisega. Et kui hästi siis Eesti läheb ja kui kaugele siis nende indikaatorite suunamisega siis on jõud. Eesmärke või selliseid indikaatoreid on ka teistes looduskeskkonda puudutavates strateegiates, aga üldiselt kipub olema niimoodi, et nad kõik kanaliseeruvad Eesti 2035 säästva Eesti arengukava indikaatorite juurde. Et seetõttu on neid kasutatud ja pluss on ka see, et neid eelmainitud kahte, et nende indikaatoreid ka siis Statistikaamet jälgib. Ja kuidas me võrdleme või hindame neid indikaatorite vastu, et nii palju kui võimalik me püüame leida tehnoloogiate parameetreid, mille kaudu siis anda hinnang, et kas need võivad siis avaldada survet indikaatorite ette nähtud väärtuste saavutamiseks. Täna me teame seda, et selline kõige selgemini väljendatav number on maavõtt erinevate ENMAK-tehnoloogiate poolt. Tuulikud näiteks, et meil on võimalik välja võtta tuuliku või tuulepargi, mingisuguse kindla võimsusega tuulepargi keskmine maavõtt ja seda siis ekstrapoleerida nende tuulikute maavõtule, mida siis ENMAK-iga planeeritud on. Aga see jääb jälle selliseks selles mõttes üldiseks, et see ei ole kuskil geograafiliselt Eestis paika pandud või me saame lihtsalt väljendada, et see maavõtt on selline ja tuua välja siis selle, et millistes tingimustes maavõtt võib tekitada probleeme. Et siin on tõstatatud üles küsimus nii põllumajandusmaa osas kui ka metsamaa osas ja muude liigilist mitmekesisust puudutavate maavõttude osas. Ja see on täpsemalt meil siis toodud ka Tõetamme Exceli tabelis, mis on ka mõju hindamise programmiga kaasa antud, et mida ja kuidas meil on võimalik väljendada. Nüüd natukene käsitletavatest strateegiatest, et see loetelu, mida me täna oleme pardale võtnud, on teil siin ees, et see on natukene erinev sellest, mis välja saadetud mõju hindamise programmis. Kui ma nüüd õigesti mäletan, vist siit praegu üks on see, mis lisati juurde. Ja see peaks olema Euroopa Liidu elurikkuse strateegia. Ja, et ülejäänud vist on need, mis olid, et saabunud kirjades pakuti välja ka teisi dokumente, aga neid me sisse ei pannud, et põhjus siis oli kas ühel juhul see, et ta tegelikult ei ole looduskaitsega seotud, või siis see, et kui pakutakse mingit tegevuskava, siis tegevuskava ei ole päris sama tasemega strateegiline dokument kui ENMAK ja meil tekib seal selline nihe detailsuses, et ENMAK ei ole nii detailne kui tegevuskava on ja meil on raske hinnata neid mõjusid tegevuskava tegevustele, et me peaksime hakkama siis võib-olla ENMAK-i osas spekuleerima, millega me taha tegeleda. Aga need on siis need, mis me oleme välja toonud, millel on
siis eesmärgid ja siis nende eesmärke me võrdleme ENMAK-i poliitikainstrumentide vastu. Ja teine osa siis on käsitletavad mõõdikud säästva Eesti arengukavast ja Eesti 2035. Siin on küll nüüd need väga kontsentreeritud kokku, et see loetelu on märkimisväärselt pikem. Osaliselt on see loetelu ka peensusteni lahti võetud, et näiteks biomass meres on jaotatud väga paljudeks alamkategooriateks, et ei leidnud põhjust neid alamkategooriaid ka ära kaotada selles mõttes, et kui need on indikaatoritena välja toodud, et ju me siis ka nii palju kui võimalik nende vastu oma hinnanguid anname. Aga see ei tähenda seda, et kui kuskil on midagi hästi peenelt lahti võetud, et siis ta kuidagi olulisemalt ka hiljem esile tuleb, et neid annab ka hiljem pärast kokku summeerida ja tuua samale tasemele kui ülejäänud indikaatorid. Aga need on siin praegu need, mille osas siis sihuke potentsiaalne mõju on võimalik, et kõigil on muidugi selge see, et kui me liigume kliimaneutraalsuse poole, et siis me ju iseenesest nagu parandame keskkonnaseisundit, eriti ka pikas perspektiivis, et see küll sõltub väga palju ka sellest, et kuidas teised riigid järele tulevad ja kuidas see üle maailma õnnestub, sest et me siin väikses Eestis tegelikult oma kliimaneutraalsusega maailma protsesse väga ei mõjuta, et meie ülesanne pigem on olla solidaarne. Et jäätmeteke, mida nupukamaks lähevad lahendused, seda peenem seal sees on elektroonika ja mida peenem on see elektroonika, seda ohtlikumad on seal üksikud komponendid sees, et ilmselt see ohtlike jäätmete osakaal erinevate metallide osas meil ikkagi on tõusutrendis. See ei tähenda seda, et meil tuulikuid ehitatakse jäätmetest, aga tuulikust kunagi saab jääda. Ja see omakorda siis mõjutab ka ringlussevõtted, mitte ainult tuulik, et on ka teised tehnoloogiad ja automaatika ja kõik see, mis tuleb nende nupukate tehnoloogiatega kaasa, siis kaitstavad alad on põhimõtteliselt ühes samas kategoorias ka kaitstavate merealadega, et see siis toob endaga või ütleme, on seotud maavõtuga. Ega me ju ei eelda, et jälle neid lahendusi hakatakse püstitama kuhugi, ma ei tea, reservaati, aga põhimõtteliselt, et seal mingisugune potentsiaalne oht või maavõttu järgi konkurents tõuseb, et maa osas meil on niigi kitsas käes, et kui me püüaksime ellu viia kõik oma maakasutust planeerivad strateegiad, siis ilmselt meil oleks vaja mitut Eestit, sest kõik tahavad, et mets oleks rohkem, põldu oleks rohkem, elamualasid oleks rohkem ja nii edasi. Aga meil on üks Eesti, et see konkurents maal on tegelikult suur ja soode taastamine, vaevandamine. Siis ka teataval määral surve metsale nii biomassi kasutamise kui ka siis jälle maavõtu poolt. Et jällegi, et üldpõhimõttena ei pea eeldama seda, et kõik uued energialahendused lähevad metsa ja meil toimub pärast ENMAK-i jõustamist ohjeldamatu raadamine. Aga need on küsimused, kus tuleb käsi või näpp püsti tõsta ja öelda, et siin on mingi oht ja et seda võimalikku kokkupõrget vältida, et siis tuleb näiteks eelistada
mingeid alasid või metsa osas pigem siis rajaneda oma ootused raiejääkidele või tootmisjääkidele on ju sellises stiilis ja pinnavee seisund, mis on siis põhimõtteliselt seotud merealadega. Nüüd seisukohad, et see seisukohtade avalikustamise käigus laekunud seisukohtade hulk ei olnud nüüd ülisuur. Enne seda käis ENMAK riigiasutustes, ministeeriumites, kes saatis oma allasutustesse ka. Sealt tuli ettepanekuid ja vastuseid rohkem. Kuidas sellesse suhtuda, ei oska öelda. Ilmselt see ENMAK ise on võib-olla selline dokument, mis kõnetabki võib-olla niisugust väiksemat osa ühiskonnast selles mõttes, et niisugust teadlikumat osa ühingud ja organisatsioonid ja nii ja võib-olla ka teisest küljest, et seda on võetud ka paratamatusena, et liigutakse kliimaneutraalsuse poole ja puudub huvi siis selles osas kaasa rääkida. Ja eks see ongi riigiasutuste asi ka, aga muidugi oleks hea, kui ka inimene ise kaasa räägiks. Et kes siis seisukohad saatis, on teile siin ette loetletud. Ma ei ole ühtegi välja jätnud. Ja siin rohkem kommentaare on esitanud Keskkonnaamet ja jõujaamade ja kaugkütteühing ja siis EKO. Et ma summeerisin ka need seisukohad kokku, et ma seda 30 päris ette lugema ei hakka ja vastuseid, et vastused kindlasti tulevad kirjalikult ka, aga sellised üldised põhimõtted on ju, et mis sealt nendest ettepanekutest siis välja võis lugeda, et kuidas ülejäänud mõjude hindamisega on, et jah, et seda siis hinnatakse eraldi seisvalt, kuidas need kaks hindamist omavahel kokku saavad. Siin on nüüd oluline teada, et ega ilmselt sellest mõju hindamisest või mõjude hindamisest ja MAP-ist ei tule välja ka need sellist ühest vastust, et vot teeme nii, et lähme mööda seda stsenaariumit ja muud asjad jätame kõrvale, et niisugust sellist nagu plaanimajandust me ilmselt sellest ikkagi välja ei tee, et mis me teeme, me juhime probleemkohtadele ja ohtudele tähelepanu, arutame need ENMAK-i koostajatega läbi, põhjendatud juhul siis ENMAK-i muudetakse või võetakse see risk teadmiseks ja võib väga vabalt olla niimoodi, et neid sobivaid stsenaariumeid on mitu tükki. Ilmselt tuleb välja, et mis on need tehnoloogiad, mis sobivad või et kas need tehnoloogiad, kas üldse sobibki niimoodi, et need tehnoloogiad ainult mingisugune konkreetne tehnoloogia või see pigem on siis selline hajutatud meetod, mis Eestile kõige paremini sobib. Et lõppkokkuvõttes, kui asjad lähevad nii, nagu nad minema peaks, siis keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne peaks nagu olema selline jaatav või ENMAK-i heakskiitev selles mõttes, et kõik vajalikud soovitused on ENMAK-is arvesse võetud, et ta ei ole nagu selline Riigikontrolli aruanne, et ENMAK-is on see asi valesti ja nii edasi, et see nagu ei ole selle eesmärk, et eesmärk on ikkagi see, et meie kui siis mõjuhindamise eksperdid oleme konsultandiks ENMAK-i koostajatele
toome välja probleemid, ohud, võimalused ja siis dokumendi koostajad arvestavad nendega. Ja aruanne siis räägib sellest, et mis leiti ja kuhu jõuti. Siis ettepanek tõsta hindamise täpsust, asukohta, indikaatoreid, et tegelikult me ikkagi asukohtadeni ENMAK-iga ei jõua ja minu hinnang on see, et me ei peagi jõudma. Et see on järgmine tasand, kui me tahame hakata ära määrama, et kus kohas konkreetselt riigis ühte või teist võimsust püstitada tuleks. See on ruumiline planeerimine ja ma ütleks, et kui me seda mõlemat koos teeksime, et siis me ka jääksime ilmselt päris tükiks ajaks toppama siia selle ENMAK-i koostamisse ja indikaatorid, et indikaatoritega on nii, et need indikaatorid on sama täpselt kui on ENMAK või strateegiline dokument üleüldiselt. Strateegiline dokument ei pea olema lõpmatult täpne, aga kui on kellelgi ettepanekuid mingite indikaatorite osas, mida ta näeb, et sellest olemasolevast ENMAK-ist on võimalik välja võtta ja mingisuguse siis seisundi indikaatori vastu võrrelda, siis ootan huviga. Et ega neid väga palju ei ole. Siis oli etteheide, et mõju hindamine on päikese- ja tuuleenergia keskne, et päris nii see tegelikult ei ole, et kui võtta lahti ka tõedamme tabele, siis seal on eraldi veerud ka kütte- ja energiasäästu kohta, et ilmselt päikese- ja tuuleenergia on need, mis kõige paremini võimaldavad väljendada numbriliselt mõju looduskeskkonnale ja ülejäänud vähem ja ilmselt sellepärast, et nendel ongi väiksem mõju. Et kui KSA keskendub mõjule, siis nii on. Siis kliima versus elurikkus, et see oli nüüd üks etteheide, kus ma olen kirjutanud, et meil ilmselt tekib vajadus ka või riigil tegelikult otsida mingisuguseid kompromisse selles osas, et näiteks kui me tahame mingit kogust tuulikuid püstitada, et siis me peame leppima, et mingi mõju sellele loodusele on. Ma endiselt olen sellel arusaamal, et riik vähemalt praegu, mulle tundub, ei ole suutnud leida sellist lahendust, kus mõlemad saaksid siis täiesti valutult eksisteerida. Kui see võimalus on, väga hea, aga tänased protsessid näitavad, et pigem nagu ei ole. Ja mida tuleb veel vaadata, kui me siin hetkel oleme looduskeskkonnapõhised, et võib-olla siin isegi leidub mingisugust võimalust, siis ülejäänud elus on veel ka inimesed ja majanduskeskkonnad, kellega ka tuleb arvestada mingil määral. Et nende kohtade leidmine ilmselt ei ole väga kerge, aga ENMAK neid kohti otsima ei hakka ja ENMAK-i KSA ka mitte. Ja siis, et tuleks justkui nagu välja valida mingi stsenaarium KSA osas, et tegelikult see nagu ikkagi nii selgelt vajalik või oluline ei ole. Et oluline on see, et me toome välja ohud, riskid ja võimalikud ja vajalikud maandamismeetmed. Et kui need on lahendatud, et siis saabki erinevaid stsenaariumeid rakenduda või tehnoloogiaid, et ma ei kujuta ette olukorda, kus me hakkame riigina ütlema, et aastaks X peab olema nii mitu tuulikut ja midagi muud ei saa, et see lõpeb sellega ilmselt, et me aastal X tunnistame, et neid tuulikuid tegelikult nii palju ei olnud.
Nii et ta natuke nagu on niisuguse turumajanduse küsimus, turgu saab mõjutada siis poliitika instrumentidega, mida ENMAK teeb. Aga see ei ole niisugune lõpmatult täpne, on ju, ja samamoodi ENMAK-i KSA ei hakka ütlema, kas tuumajaam tuleb või ei tule, et see tegelikult, mis me täna saame tuua välja, on jälle ohud, maandamismeetmed, aga lõppkokkuvõttes see minu täiesti isiklik hinnang on see, et ilmselt selle tuumajaama üle peab lõpuks mingil moel otsustama rahvas ise, et kui palju ta on valmis mingeid ohtusid taluda. See on tunnetuse küsimus väga palju, et tuumajaamal on konkreetsed ohud, need on võimalik konkreetsete lahendustega minimeerida, nullini ei ole seda võimalik kunagi viia, aga see, et kas seda aktsepteerida või mitte, seal väga niisugust matemaatikat ma ei näe. Nii, ja kuidas edasi? Et oktoobrikuu jooksul tulevad kirjalikud vastused kõikidele kirjalikele küsimustele. Siis hakkame koos ministeeriumiga hindama mõjusid ja lugema energiamajanduse arengukava. Järgmine avalik etapp on tuleva aasta märts, kui mõju hindamise aruanne läheb asjaomastele asutustele ehk siis lihtsamas keeles ministeeriumitele seisukohtade võtmiseks, et senikaua siis käib töö rahus ja vaikuses. Ja kui on sealt seisukohad laekunud, oleme teinud omad järeldused, vajadusel täiendused, siis läheb avalikuks väljapanekuks, mis põhimõtteliselt on siis sama protsess nagu praegu programmiga. Ja kui asjad lähevad hästi õigesti, siis keskkonnamõju strateegilise hindamise heakskiitmise osas oleks vastus augustis 2024. Ja minu kõige parema teadmise juures sellele peaks järgnema vist ka ENMAK-i vastuvõtmine, aga ühesõnaga, et see toimub ikkagi pärast KSA aruannet. Unustasin siia lõppu panna slaidi oma nimega ja kontaktiga, kes tahab, võib minna Maves.ee kodulehele, et sealt saab minu aadressi ja telefoni ja pildi ja kõik, et kõige tahab pärast küsida või rääkida, et siis aitäh! Ja, aitäh Karlile, et mainin ära, et Karli kontaktid on ka tegelikult olemas KSH programmis, et sealt saab ka meiliaadressi ja ka telefoninumbri, kui keegi tahab otse kontakti võtta. Aga siit liigume siis edasi küsimuste ja aruteluvooru, et palungi, kes soovib esitada täpsustatud küsimus programmi või ka ettekannete osas, et anda siis käega märku ja siis saame anda ligipääsu, siis et mikrofon läheb avatuks ja võimalusel siis palun ka kasutada kaamerat. Nii, aga väga hea. Ingrid soovib esitada oma küsimuse. Palun siis Ingrid kõigepealt tutvusta ennast, kust organisatsioonist sa ka oled ja palun Ingrid. Tere kõigile, Ingrid Nielsen Eestimaa Looduse Fondist ja mul on piiriülese mõju hindamise kohta täpsustav küsimus, et kuna meil on ikkagi laual ka selline valik ENMAK-is, et
tuumaenergia võimalik kasutuselevõtt. Et sellisel juhul, et kuigi jah, olen nõus, et tuulikute paiknemise mitteteadmise korral me tõepoolest ei saa piiriülest mõju nii väga hinnata, siis näiteks tuumajaama puhul see asi nüüd küll ei päädiks, et ükskõik kuhu sa Eestis selle tuumajaama paigutad ja piiriülene mõju tal saab olema. Et kas selle kohta saaks täpsustavat kommentaari, miks see välja jäetud on? Jaa, aitäh. Et täitsa nõus sellega, et kui tuumajaam tehakse, et siis tuleb kaasata naaberriigid. Aga kuna me ENMAK-iga ei otsusta, kas tuumajaam tuleb või ei tule, siis ilmselt selle üle arutamine piiriüleselt naaberriikidega oleks natukene liiga palju, küll aga on selge, et kui tuleb otsus, et jah, me plaanime tuumajaama teha, siis selle tehakse ka mõju hindamine ja see mõju hindamine on selgelt piiriülene. Et ma hetkel ei näe ka seda, et kuidas naaberriik saaks meile tulla ette ütlema, et kas me võime otsustada tuumajaama põhimõttelise rajamise üle või mitte. Ma räägin ENMAK-i kontekstis, et ma ei ole siiamaani seda näinud, et ikkagi need piiriülesed hindamised on hakanud pihta siis, kui öeldud, et me tahame siia tuumajaama teha ja et nüüd avaldage arvamust. Aitäh. Ja teine võib-olla natukene teisest vallast nüüd küsimus, aga kuna ma juba liinil olen, on siis see, et võib-olla me oma EKO tagasisides ei suutnud kirjalikult väga selgeks teha seda, et kliima versus elurikkuse teema, et tõepoolest otseseid ja ka kaudsemaid mõjusid hinnatakse ikkagi KMH käigus detailsematest lahenduste juures ja nii edasi. Aga mis meie selline asja tuum oli, miks me selle välja tõime, oli see, et praegusel hetkel on kahjuks väga suur surve just nimelt nendele looduslikele aladele, mis meil on veel inimtegevusest puutumata ja me näeme murekohta selles, et sellest elurikkuse kriteeriumitest või sätestatud asjadest joostakse üle. Aga see on ainult täpsustavaks, et miks me sellise märkuse oma tagasisides tegime KSH-le, et see just ei vaja otseselt. Jaa, aga see on huvitav teema selles mõttes, et ma siit arendaks edasi, et mis looduse fondi pakkumine või soovitus siis oleks, et mis sellega peale hakata üldse? Meiepoolne nägemus on selline, et kuna üldiselt me saame rääkida, et loodusel selline oluline mõju hakkab avalduma väga tihti kumulatiivsete mõjude koosmõjul, siis tegelikult me loodame väga, et riik võtab selle teema ikkagi üles üleriigilise ruumilise eriplaneeringu asjus ja ei aja seda, et me oleme nüüd ENMAK-is selle lahendanud, et meil ei ole vaja seda rohkem enam puudutada. Et see on meie seisukoht, mida me praegu loodame selles mõttes, et kui riigil puudub selline ülevaade, kus hakkavad olema energiatootmisalad, siis me näeme lihtsalt seda ohu kohta, et iga kohalik omavalitsus otsustab oma parima äranägemise järgi. Me võime usaldada KOV-e küll teatud asjades selles suhtes, aga ikkagi sellises väga olulises teemas nagu energeetikas, ma kardan, et nende käed jäävad lühikeseks. Et see on meie selline peamine murepunkt, et hetkel sellist üleriigilist vaadet, kuidas meie energiamajandus peaks ruumiliselt olema jaotatud, ei ole välja pakutud, vähemalt mitte kindlasõnaliselt. Lubatakse, et selle peale mõeldakse, aga hetkel veel tagasisidet ei ole. Ja ENMAK-i puhul me näemegi seda probleemi või üldse nende erinevate protsesside raames, et visatakse kuuma kartulit seda ühte teemat ühest teise, et ei, me tegeleme sellega seal. Irja tõi enne näitena, et REK lahendab kõik sellised murekohad, mis on lahtiseks jäetud ENMAK-is. Me julgeme sellele vastu väita, oleme ka kirjutanud REK-i teemal tagasiside, et REK lähtub ainult olemasolevatest arengukavadest ja erinevatest programmidest ja kõigest muust ning midagi uut välja ei too ja kõik need teised programmid, arengukavad
arengudokumendid ka ei kajasta seda sama küsimust, mis meil on, kus hakkab siis, kuidas Eesti riik näeb Eesti energia tulevikku selliselt, et me teame, et me võime nagu hakata juba mõtlema selle peale, kuhu see energiamajandus siis kolib Ida-Virumaalt. Ma selle KOV-ide tasandilt või alt üles planeerimisega põhimõtteliselt olen täitsa nõus, et see, mis meil täna käib, on ju, et natukene, mis me riigina teeme, on see, et me püüame nagu jooksu pealt omal tosse vahetada, et aga sellega võib ninali kukkuda, aga ma lihtsalt mõtlen, et seda, et kui see põhimõte on tegelikult ju absoluutselt õige, et on nagu ENMAK, on ju, ja siis on üleriigiline planeering ja siis sealt tulevad need madalama tasandi planeeringud. Aga ilmselt, kui me hakkame seda üleliigilist planeeringut tegema, ma ei taha üldse nagu kedagi kaitsta ega midagi, lihtsalt arendada seda mõtet, et siis tõenäoliselt me aastaks 2035 kliimaneutraalsuse juurde ei jõua, on ju, et ENMAK heal juhul 24 lõpp, üleriigiline planeering ilmselt mingisugune 3-4 aastat, 28, ja sealt lähevad järgmised astme omad, et nüüd siis nagu tehakse kõik korraga. Aga see on probleem, ma olen täitsa nõus, et kui me KOV-i tasandil teeme, siis me tegelikult suurt pilti ei näe. Jah, aitäh. Ega ma rohkem lisada korra. Ja, aitäh Ingridile. Kas on kellegi veel küsimused? Palun siis julgelt käega märku anda. Ja, nii. Siim on andnud käega märku ja soovib küsimuse kohe. Ja, palun Siim. Ja tervist, Siim Umbla Kaugkütte ühing. Tahtsin korra lihtsalt üle täpsustada, et ma võib-olla tõesti sellest KSH loogikast detailideni nagu aru ei saa ja selle ENMAK-i osas tekkis lihtsalt selline nagu küsimus, et väga globaalne tundus see Eesti mõttes, et kaugkütte kontekstis ja just nagu linnakeskkonna kontekstis kuidagi tundus, et kas selline üldistusaste ei ole nagu liiga üldine, et tõsi jah, meil Eestis on metsasus 51% ja valdavalt me siis nagu võiksimegi sisuliselt metsamaale ja maapiirkondadele nagu keskenduda, aga linnades on ikkagi nagu omad ökosüsteemid ja omad sellised käitumismudelid või kuidas seda nagu kokku võtta ja väiksed ökosüsteemid ka, et kas nagu ei ole liiga, või ma ei tea, kuidas see lahendada, kas seda saab üldse lahendada või mis tasandil nagu seda poolt tuleks nagu lahendada, et see energiakasutus ikkagi on ju valdavalt hoonetega nagu ju seotud, et ja need hooned ei ole metsas. Et võib-olla hakkab seda küsimust lahendama sellest otsast, et kus me näeme probleemi. Et kui me väljaspool linna näeme, et seal on nagu loodus ja siis niimoodi piltlikult või utreeritult, et me püüame oma tehnoloogiaga loodusesse tungida. Linnas no toome ju linna ka loodust, et selles mõttes ka sellised aktiviteedid on täitsa olemas. Seal on nüüd see osa, mis ma just tahtsin enne pareerida, et me ENMAK-iga ei püüa nagu teisi eesmärke ellu viia, et näiteks, et hakkame linnas loodust suurendama, et las see jääb teistele, et me ütleme seda, et kui me jääb teistele eesmärkidele ette, siis on fine. On ju, ja nüüd linnas kaugküttevõrgud ju suuremalt jaolt on nagu olemas või kui nad ei olegi olemas, et siis nad rajatakse kuhugi tehnilisse keskkonda, kas tänavalla
või kõnnitee alla või hoovi. Et me peame jah, kõigepealt küsima, et mis probleemi me lahendada püüame. Et peale selle, et kui me seda teemat ei käsitle, et kui me käsitleme, et mis me siis lahendame. Et see, mäletan teie selles jutus oli või kirjas oli välisõhu kvaliteet linnas. Ma sellega selles mõttes olen nõus, et on tõesti vahe, et kas me oleme maapiirkonnas või me oleme kuskil Tallinna linnas, et seal mingit vahet saab teha, aga me jõuame üsna kiiresti järeldusele, et asjad lähevad paremaks. Et aga mõjud osas jah. Aga kas see ENMAK ei peaks nagu kiirendama selles mõttes seda protsessi, et mis ma sinna kirja panin, oligi pigem nagu see, et kaugkütte, ma võib-olla natukene räägin kaugkütte eest, kuna ma olen iga päev selle sees, et võib-olla peaks rohkem selliseid üksusi, mis on nagu täna individuaalsed, on nad siis nagu need puittasumid, kus ahjudega kütetakse, on nad nagu fossiilkütuseid kasutavad suuremad hooned, kas neid ei peaks nagu ühendama, kuna täna neil sisuliselt nagu filtrite ja selline keskkonnajärelevalve nagu paljudel puudub. Et nad lihtsalt nagu tossutavad, need on nagu päris, üksikuna nad on kõik väikse mõjuga, aga nagu kogumis nad on tegelikult võib-olla nagu olulise mõjuga. Et kaugkütteseadmetel on ju kõigil, nad on olulise mõjuga seadmed, seal on kõigil kõik load ja tehnoloogiad nagu kasutusele võetud, mis parimad tehnoloogiat üldse nagu välja töötatud on. Ja teine pool on tegelikult see tõesti kliima soojenemine, ma ei tea, kas kui palju see ENMAK seda nagu mõjutab või ei mõjuta, aga jahutusprotseduurid, et eelkõige need väiksed soojapumbad, mis vibratsioonimüra tekitavad, aga ka F-gaasi sisaldavad, mis kipuvad nagu atmosfääri ju ikkagi eralduma, kui neid väga hoolsalt ei jälgita ja tegelikult neid keegi vist ei jälgigi, kui nad on väiksed. Väikestega on tõesti niimoodi, et neid ei mõõdeta, aga üldiselt F-gaaside osas on Euroopa Liidu tasandil kokku lepitud nende vähendamine 2/3 võrra aastaks 2030 vist oli, kui ma õigesti ja ma usun, et ökodisaini need regulatsioonid seda nagu teevad, aga mis puudutab neid kaugküte versus kohtküte, siis need stsenaariumid on ENMAK-is mõlemad olemas. Minu mäletamist mööda nad olid erinevate stsenaariumitena ja kohtkütte osas oli siis ka lahendusena maaküttega asendamine. Et ühesõnaga, et nagu panustatakse sellele, et seda tossutamist vähendada. Me täna oleme ju ka näinud seda, et nüüd on see toetus nendele rikkamatele ahjuomanikele. See jooksis kinni, nii et täna veel ei tea, võib-olla mõetakse ümber. Aga sealt jõudiski mul nagu järgmine murekoht, et see, et kaugküte nagu elektrifitseerub ja et ka tavaline lokaalküte elektrifitseerub, et see ikkagi eeldab lõpuks seda, et neid elektriüksuseid on need tuulepargid, päikselahendused siis ikkagi nagu tuleks ja kindlasti sellel jälle on omakorda nagu laiem keskkonnamõjuga siis väljaspool linnasid. Elektritarvet on prognoositud, et see on kahe otsaga asi, et ühest küljest ta kasvab ilmselt jah, kui me püüame kõike elektrifitseerida, kaasa arvatud autod on ju. Ja teisest küljest me püüame ka siis energia tõhustada, ehk siis soojustada ja nii edasi. Et mina täna jään vastuse võlgu, aga ilmselgelt seda saab ka kontrollida, et kas see loogika on sinna arvutustesse sisse pandud, et kui elektrifitseerida ka kütteelemente, et kas selle elektritarbimise kasvuga on arvestatud. Peast pole ei tea tõesti. Jah, et minu viidatud see ehitiste renoveerimise strateegia vist ei olnud päris see, mida see ENMAK nagu hakkaks nagu analüüsima. Aga see ilmselt on muude mõjude hindamise teema, et ma seda strateegiat natukene vaatasin, et kui seal me puutepunkti näeme, et siis me kindlasti selle ette võtame.
seal oli lihtsalt see mure, lihtsalt ütleks igaks juhuks veel ära, et minu teada ta ei prognoosinud nagu uusehituse nagu osakaalu, et uus ehitus ja see on ju uus kõik, on ta siis samamoodi maavõtt, aga kindlasti ka täiendav energia tarbimise vajadus, et kogu see uusehituste või siis nagu kubatuuri kasv kindlasti avaldab ka olulist mõju, et ja jälle kontsentreerub ta eelkõige ju linnadesse. Energiatarbele, jah. No. Aga jah. Seda näha ole, kui palju neid ehitisi juurde ehitatakse, et hetkel raske hinnata, aga mu enda arusaam on see, et kui inimesi juurde ei tule, et me lõpmatuseni ju maju ehitada ei saa, et mis see lõpuks siis on, et igaüks elab üksinda 100 ruutmeetrises korteris või? Jah, inimesi tuleb, et minu meelest, kas vist öeldi just, et eelmisel aastal tuli oma jagu ikkagi meil seoses selle Ukraina sõjaga inimesi juurde. No see oleks suurepärane. Eesti kõige suurem probleem. Ja elutingimused vajavad ikkagi parandamist. Kaua see kaubanduskeskus ikka ehitada? No, jah. Aga hästi minu poolt praegu, aitäh. Jah. Ja, aitäh Siimule. Et siis veel kord, et kes soovib küsimust esitada või ka lihtsalt arutada mingit teemat siin antud ENMAK-i KSH-programmi osas lihtsalt täiendavalt midagi võib olla enda poolt öelda, siis palun andke käega märku. Kristi, ma võib-olla vahepeal siis võtan siin niimoodi oma algatuslikult sõna, et ma lihtsalt tahan nagu üle küsida asjatundjatelt, et ega see seaduse järgi ei pea inimesi iseenesest ju vägisi rääkima panema avalikul arutelul, et tegelikult meil oli 3 nädalat aega esitada kirjalikke ettepanekuid ja enne seda tuli KSH programmile ka väga palju ettepanekuid asjaomastelt asutustelt. Ehk et meil on päris palju täiendusi juba tehtud. Me teeme neid veel, eks. KSH programm nüüd täiendatakse nende ettepanekute alusel ära. Ja see, mis sinna KSH programmis saab kirja, siis selle baasil saab juba hindaja hakata vaikselt KSH aruannet kokku panema ja neid sisendeid koondama selle jaoks. Ehk et mis mu jutu mõte on see, et tegelikult me oleme alles protsessi alguses, et jah, me ei saa KSH aruandes mingeid totaalselt uusi teemasid välja tuua, aga mingid asjad saame ikkagi arutada juba aruande staadiumis, sest täna kõik need teemad, mis siin kõrvu jäid, nad tegelikult saavad markeeritud ju ka KSH aruandes, et siis saame minna täpsemaks. On see siis seesama hoonete tõhusus sellega seotud mõju, et kas see mõju tõesti kasvab, kui hoonet tõhusamaks ehitada, eks? Või siis on see piiriülene mõju, mis võib kaasneda, et seda kõike ju KSH aruandest ära markeerite. Ja pigem on programmi mõte see, et ära öelda, mida me ei käsitle KSH aruandes, et Karl, ma ei tea, kas sul seda slaidi oli, aga iseenesest programmis on ju see ilusti kirjas, mida aruanne käsitleb ja mida ta ei käsitle, et siis hiljem ei tekiks segadust. Nojah, kellel on küsimusi, võib uuesti programmi lahti võtta. Et ilmselgelt me ei pea siin kella 5-ni olema, kui ei ole küsimusi, aga võime anda veel võimaluse, et keegi äkki tahab. Ja ma siiski ootaks natukene, et kuna meil on see aeg planeeritud, aga jah, absoluutselt vägisi ei pea midagi küsima, vaid lihtsalt see on see arutelu koht ja aeg, kus siis on võimalik seda teha. Et ma seejuures kiidan küll neid ENMAK-i töörühmasid, kui need sisendeid kokku pandi, siis olid inimesed päris aktiivsed olid nendes Teamsi töötubades, et sai täitsa käima asi, et kui on muresid, siis nagu Siimgi,
siis neid tuuakse välja. Mina lihtsalt järeldan, et KSA programm on nii hästi kirjutatud, et rohkem ei olegi nagu midagi arutada. Ja, aga paistab, et keegi ei soovi rohkem küsimusi esitada ja täpsustavalt midagi ka juurde lisada võib-olla oma tehtud ettepanekute osas, siis ma arvan, et me võime avaliku arutelu kuulutada lõppenuks ja nagu me eelnevalt juba lubasime, siis saab olema siis avaliku arutelu salvestus Kliimaministeeriumi kodulehelt leitav ja samuti ka protokoll avaliku arutelu toimumisest. Et see oli siis 29. september on see jõuab hiljemalt kodulehele. Ja nagu ka Karl tutvustavalt slaidis näitas, et järgmine etapp on siis, kus saadetakse kirjalikud vastused laekunud ettepanekute osas ja seda siis hiljemalt 21. oktoobriks, et võib ka varem jõuda nendega. Aga tänan kõiki, kes osalesid ja soovin teile kena päeva jätku. Aitäh kõigile. Head päeva.